Tervis, mina Illar Kohvinavalt ja tahaks jälle teha juttu raadiote soovisaadete teemal. Noh, eile oli laupäev ja siis 28. oktoober ning Vikerraadios kõlasid taas minu õnnitlused ja tervitused, annan kuulata. Palju õnne, soovib talle tädi Elma Käometsast. Tere Vikerraadio, Illar Kohvinavalt õnnitleb Ritsu turismitalu peremees Heiti Sosit Tori vallas, kellel on 8. novembril 49. sünnipäev. Palju õnne. Tervitan superstaar Anne Veskit, Liia Kohvi ja Karto Kohvi Tori, Silda Kinglat Tõllal, Maret Eerot Järvakandis, Marella ja Veeliks Vaherit ning Raine Raetit Pärnus, Pärnu Toidupanga ja Riia Söögitaja töökad kollektiivi eetsus Erika Kukega, Jaare Asale tervitusi, Maarja ja Liia Raabile ning Enno Mölderile. Pärnust Tallinna maanteel asuva pagaritöökoja leivakas töökale kollektiivi eetsustas bossi Ralf Rammutiga ning töötajad Anne ja Merjega. Samuti Tiiu Riismani nurgal, Rein Laaneolule ansamblis president Juhan Juurikas perega, Leida Kaske Tootsi, superstaari Marju Länikut ja Karl Matist. Õnnitlust tervitsi Illar Kohvinavalt, et kead Vikerraadiole. Vot nii, Vikerraadio täitis ilusti. Andis kenasti eetesse minu eelmisel nädal laupäeval automaatvastale jäetud tervitused. Aga mida teeb järjekordselt Elmar? Täna 29. oktoobril oli Elmari internetisoovid ja sõnumisoovid saatejuhtideks Liana Kolodinskaja ja Priit Rand. Noh, saadan kenasti e-kaarti ära, avavad ilusti ja ei saa tervitusi eetes lugeda, näed, e-kaart on sellise moega ja siin tervitasin siis superstaar Anne Veskit, Marju Länikut, Karl Madist, Rein Laanberg ansamblis president ning Anne Veskit palusin soovilaulu naerata veel. No loomulikult jälle seda tervitust järjekordselt eetesse ei loetud, sellepärast oli Illar Kohvi tervitus. Aga noh, õnneks on see, et Vikerraadio on jätkuvalt esimesel kohal ja see esimest kohta ei kõiguta mitte miski, aga Elmar läheb alla tuult, nii kui ma ei tea mis, eks ole, et praegu on ta 4. kohal, kui ta varsti läheb 10. kohal ja varsti on tal kuulajad kõik ära, kui ta oma seda muudetud oma asju ei saa, ühesõnaga, et kui normaalseks see saaks. Et see Mari-Liis Männiks ei ole mitte keegi selleks ole, et samasugune nagu Ove Petersel, aga võib-olla oligi niimoodi, et võib-olla Ove Petersel lasi sellepärast Helmest jalga, et lihtsalt, et ta astuti turja peale, et teised tahtsid kõik võimu haarata sõnaga. Ja no ega Mari-Liis Männik oli mitte midagi paremasse pole muutunud, ta ei ole isegi vastanud mulle, ma tean ta mobiilinumbrit ja Lauri Herman mobiilinumbrit, et ma hakkan varsti, ma ise helistan eile, aga ma annan neile numbri edasi teistele, kes tal helistavad ja salvestavad jutud ja teeme selle Elmariga täiesti maatasa kohe, see on minu eesmärk olnud, et kui nemad siga mängivad, siis Elmarist ja paljud pilpad ainult järgi, nii et mina Illar Kohvinavalt.